Kas uus OnePlus 6 on parim kaameratelefon või on see üldse parim telefon, mis hetkel saada? OnePlus on olnud pidevalt pildis, valustades oma raskesti kättesaadavate seadmetega, mida algselt telliti sõpradelt saadud kutsete kaudu, julge turundusega, mille hüüdlauseks oli flagship, killer ja never settle. 6. versioon jätkab eelkäijate radades ning on oma tehniliste näitajate poolest vägagi muljetavaldav. Qualcomm 845, Adreno 630 ja 6 või 8 grammi. 6,3-tolline ekraan, 2 kaamerat taga ning palju muid arusaamatuid numbri- ja tähekombinatsioone. Sööta 2 SIM-kaarti, mälu laiendada ei saa ning ekraani ülaservas on standardiks kujunenud notch või kulm, mille tõttu iPhone 10 lintšiti, kuid nüüd saanud normaalsuseks. Reaalne tugi kulmule tuleb Androidis alles järgmises versioonis. Seni kõik toimib, kuid tegu on pigem häkiga ning äppides võib esineda anomaaliaid. Üldiselt on mindud praegu standardiks olevat radapidi ning ekraani mõõtmed on suuremad kui eelmisel versioonil. 84% esiküljest on ekraaniga kaetud. Tibatüütu on see, et kuskilt pole kinni hoida, kuid ühtegi teist lahendust ei ole ka valida. 2 kaamerat tagaküljel on üsna sarnased. Sony sensor, sama ava, paar megapikslit vahet. Seega mingit optilist zoom'i siin ei ole, kuid pildi kvaliteet on piisavalt hea. See ei ole päris nagu S9, iPhone 10 või B20 Pro, aga need on üle 900 euro maksvad telefonid. Alla 600 euro on OnePlus 6 arvatavasti üks parima kaameraga telefone, mis saadaval. Tagumine pool on plastiku või alumiiniumi asemel samuti tehtud klaasist ning tänu sellele kohutavalt libe. Ja kui mõned võtavad sõna, et 2 kaamerat imiteerivad iPhone'i, siis OnePlus 6 on lisanud sarnased viiped nagu iPhone 10. Kahjuks ei ole need nii sujuvad, kuid õnneks on olemas nupud ning tegelikult ei pea neid üldse kasutama. Hea katse, äkki järgmine kord. Kas uus OnePlus 6 on parim kaameratelefon või on see üldse parim telefon? Päris kindlasti mitte. Kuid olles umbes 1/3 odavam kui teiste tootjate lipulaevad, on see üks pagana hea telefon. Iga hinnaklassi juures on erinevad eeldused ning meile tundub, et OnePlus on saanud täpselt sellise plusside ja miinuste kombo omas hinnaklassis, et see on hea. Sa ei eelda sellest 1000 eurose seadme funktsioone, kuid see on parem kui ükskõik milline 300 eurone telefon. Subscribe'i, like'i, hinda, vaata nii nagu ikka hinnavaatlusest. Aitäh! Kellel see on? Ma ei tea, ma olen hästi aus ütlen, et selle telefoni sihtrühma leidmine muutub järjest raskemaks. Ma ei tea.